YouTube'i algoritm otsustab seda, milliseid videosi sulle järgmisena näidatakse. Neid kohti on 4. Esiteks YouTube'i avaleht ehk see koht, kui sa oma YouTube'i arvutist, mobiilist, tääbist või ükskõik milliselt ekraanilt avad. Teiseks, kui sa oled YouTube'is, siis soovitused kohe siin ekraani kõrval. Ja kolmandaks, soovitused selle akna peal, kui see video läbi saab. Ja viimaks YouTube'i otsing. YouTube'i otsing sarnaneb kõige rohkem Google'i otsingule ehk tulemused on kõigil sarnasemad, kuid mitte 100%. Aga miks on sellest algoritmist arusaamine oluline? Iga päev vaadatakse YouTube'ist rohkem kui 50 miljardit videot. 70% kõikidest vaatamistest tulevadki YouTube'i algoritmi soovitustest. YouTube'i algoritmi kohta öeldakse, et selles on rohkem kui 1 miljon rida koodi. I would say it's easily in 1 million lines. Yes. 1 million lines of code. Absolutely. Million. Ja seda muudetakse üle 300 korra aastas, ehk siis sisuliselt iga päev. Aeg-ajalt tulevad ka mõned suuremad muudatused ja see ajab päris paljud YouTuberid teinekord endast välja. Ma olen nii kurat endast välja viidud. Ma nii viimase piirini viidud, et ma... Isegi Eesti popim 3,4 miljoni kanali tellijaga Life of Boris plaanis eelmine aasta lõpetada. Aga kuidas siis jõuda selleni, et YouTube sinu videosi soovitaks? Alustan tagantpoolt ehk otsingust. See on kõige lihtsam, sest otsing arvestab kõige rohkem tehnilise optimeerimisega ehk sellega, mida sa ise saad muuta. Mis on sinu video pealkiri, kirjeldus, märksõnad, playlist ja nii edasi. Teiseks, selles aknas ja nendes soovitustes. Alusta sellest, et enne kui video läbi saab, kasutad lõpuekraani. Siin või siin ja pane inimene oma järgmist videot vaatama. Nendesse kõrval olevatesse soovitustesse olen avastanud, et kõige lihtsam viis on jõuda läbi playlisti. Kui sul on videod kindlas playlistis, inimene vaatab su ühte videot, siis suure tõenäosusega leiab ta siit mõne teise sinu playlisti video. Vaata järele, kas mõni minu video on ka siin. Ja kõige keerulisem YouTube'i avaleht. Nagu ma juba mainisin, see on kõigil erinev. Ühtegi lihtsat viisi ei ole, aga ainus ja enam-vähem lollikindel võimalus kellegi YouTube'i avalehele soovituste sekka saada on see, kui ta sinu kanalist on vähemalt 2 videot vaadanud. Sa võid seda testida. Vaata see video lõpuni ja siis vaata veel üks minu video lõpuni. Siis klikki YouTube'i logole ehk mine avalehele ja kontrolli, kas mõni minu video on sinu avalehel soovituste seas. See aga tähendab, et selleks, et YouTube sinu videot soovitaks, pead sa ka ise tööd tegema. Ehk videot oma sihtgrupile ka teistes kanalites jagama. Ja lõpetuseks kõige lihtsam viis. Reklaam. Ega rahas ei ole küsimus. Ei ole küsimus. Sellega võid sa saada oma video nii YouTube'i avaekraanile, soovitustesse kui ka teiste videote ette, vahele ja järele. Kui seda teha õigele sihtgrupile, siis see on küllaltki soodne, aga seda saab ka teha valesti ja sellest ma räägin mõnes järgmises videos pikemalt. Viska like, liitu kanaliga ja väga võimalik, et see video ilmub varsti sinu YouTube'i avalehele. Või vaata seda videot. Siit.